15-aastase kogemusega sõltumatud Volvo spetsialistid EUESTist palusid meil teha tutvustuse Polestar 3-st. Ja neile, kes veel ei tea, Polestar kasvas välja Volvo tehase võidusõidu meeskonnast, mis on pikemalt pakkunud Volvodele tuuningosi. Uus emafirma Geely otsustas aga Polestarist teha täiesti eraldiseisva brändi. Tegemist on Polestari 3. tulemisega, nii nagu nimest võiks seda eeldada. Ja üllataval kombel on Polestar 3-l seos ka Polestar 1-ga. Ja Polestar 1 oli teatavasti eksklusiivne kupee pistikhübriid. Ja otsene seos on neil selles, et nendel mõlemal autol on raskuskese täpselt sama madalal, mis on muidugi väga hea kompliment sellisele suurele linnadžiibile. See linnadžiip on ehitatud uuele Volvo elektriauto platvormile ja seda jagatakse siis ka Volvo EX90-ga. Konkreetne auto on siis nelikveoline performance mudel ehk siis suure akuga, kõige võimsam, suurte Brembo piduritega, suurte ratastega, õhkvedrustusega ehk siis kõikidel lisadega. Oma suuruse poolest on see otsene konkurent BMW iX-ile ja Mercedes-Benz EQE SUV-le. Ja üks huvitav fakt selle auto kohta. Nimelt aastal 2025 pärjati see auto Guinessi maailmarekordiga, kus siis akutäiega läbiti pisut üle 935 kilomeetri. Polestar 3 pagasiruumi mahuks öeldakse 484 liitrit, mis on täiesti piisav, et 4 reisija kohvrit siia ära mahutada. Ka seda rulood on lihtne avada. Lihtsalt tõstad ja see sõidab sinise seest minema. Siin pagasiruumi põhja all on veel päris suur laegas ja lisaks on sellel autol veel ka ees pagasiruum, kuhu saad panna näiteks kõik laadimistarvikud. Ka elektriliselt väljasõitev konks on sellel autol olemas ja haagise veovõimeks lubatakse kuni 2,2 tonni. Siin tagaistmel on ruumi küllaga, jalaruumi küllaga, põlveruumi küllaga, jalad saab esimeste istmete alla panna, istmed on mugavad, pehmed ja päris nahast. Siin on isegi kirjas, et napanahast. Pearuumi on siin selles mõttes hästi, et kuna siin on klaasist katus, mis annab tegelikult avarust siia juurde ja nagu näed, ka pearuumi jällegi, nagu ma ütlesin, käetugi, mõnusalt suur, lai, täpselt õigel kõrgusel ja topsihoidjad ka väga õieti paigutatud. Istmesoojendused on siin olemas ja üldse see näeb niisugune avar, luksuslik välja, mida ei saa paljude elektriautode kohta öelda. Ja lisaks ei pea sa selles autos uksi paugutama. Sellel autol on ka servosulgurid, nii et teed ukse lahti ja paned vaikselt kinni. Juhi koht on skandinaavialiku minimalistliku disainiga, aga jällegi kõik on hästi avar, materjalid ilusti pehmed, ilusad, Volvolt pärit istmed. Te võite vaielda muga nii palju kui tahate, aga Volvo istmed on ühed mugavaimad istmed, mis on autodesse pandud. Need on väga hea reguleeritava pika põhjaga, mõnusalt kõrged külgtoed, massaažifunktsioonid, istmesoojendus, istmejahutus, kõik asjad olemas, nii et pikemateks sõitudeks väga mugavad istmed. Lisaks on sõiduasend ka väga hea rooli suhtes. Näidikute paneel roolisambal tuleb alati rooliga liigutades kaasa, nii et midagi ei jää sinna taha peitu. Info, mis siia kuvatakse, on hästi minimalistlik, aga väga selge ja ülevaatlik. Siin on 3 erinevat pilti, ehk siis minimaalne, siis on kaardivaade ja siis on olemas ka veel sõiduabiliste selline pilt juures. Rooli peal on 4 füüsilist nuppu. Siin ei ole mitte ühtegi valgustust, siin ei ole mitte ühtegi tähistust. See toimib niimoodi, et sa paned selle sõrme siia peale ja siis näidikute paneeli kuvatakse, mida see nupp siis teeb. Kogu auto juhtimine käib siit multimeedia ekraanilt, see on Google'i baasil ja kus juures see on üles ehitatud niimoodi, et see on vägagi kasutajasõbralik. Mulle meeldib see, et siin on suured ikoonid, mulle meeldib see, et siin on hästi mugavalt ja kiirelt, kergelt võimalik tüütu piirkiiruse teavitus välja lülitada. Siis sul on väga selge ülevaade selle auto energiakulust just viimastel sõitudel. Näitab ära, kui ökonoomselt sina sõidad, kui efektiivselt näiteks kliimaseade toimib ja eraldi näitab ka veel ära sinu viimase sõidu, alates laadimisest ja siis veel pikem kulu.
Rooli ja peeglite reguleerimine käib nii nagu Teslatelgi, ehk siis siit menüüst lähed õige koha peale ja rooli pealt kasutad õigeid nuppe. Käetugi on mõnusalt paigutatud, see on parajalt pehme, head topsihoidjad, väga hea koha peal juhtmevaba telefonilaadija, Powers & Wilkinsi korralik helisüsteem ja see töötab niimoodi, et kui madalad sagedused töötavad, siis sa tunned, et seda õhku liigutatakse, sa tunned, et see bass käib kerest läbi, nii nagu ööklubiski. Ja muide, peatoe siis on ka veel kõlarid, et siis tekitada veel rohkem sellist ruumilist heli juurde. Nii et igati luksuslik ja mugav auto. See konkreetne dual-mootor Long Range Performance mudel arendab 2 mootoriga kokku 380 kW ja 910 Nm pöördemomenti. Kasutatava akupaki mahuks on 107 kWh ning kiirlaadimise võimekus ulatub kuni 250 kW-ni. Tänu õhkvedrustusele sõidab see auto hästi konkreetselt ja mugavalt. Loomulikult need suured võimsad pidurid aitavad ka veel omakorda selle auto massi varjata. Ja see madal raskuskese, see töötab ka selle auto kasuks. Ja see kõik kokku jätavad sellest autost justkui madalama ja väiksema auto mulje. Roolisüsteemi vastusurvet saan ma siit menüüst reguleerida ja kõige raskemas seades on see minu jaoks täpselt paras. Mõnusalt raske ja tekitab sellest autost veel natukene rohkem sportlikumat muljet. 0-100 kiirendus 4,7 sekundit. No, ega see ei ole ju ka just kõige aeglasem ja selles mõttes on see tore, et nagu ikka kiirendipedaalile vajutad, siis kohe hakkavad kõik asjad juhtuma. Igapäevasõidus on see auto vaikne, mugav, parajalt pehme, suured raamita peeglid näitavad väga hästi, mis selja taga toimub. Nende peeglite taha ei jää autod varju, ka keskpeeglist on väljavaade hea ja kõiksugused elektroonilised sõidu- ja ohutusabilised, need töötavad nii hästi, et need ei väsita sind. Nüüd kogu sellel proovisõidul sain mina keskmiseks energiakuluks 21 kW-tundi 100 kilomeetri kohta, mis teeb arvutuslikult selle auto akutäiega sõidu ulatuseks 530 kilomeetrit ja see on tegelikult juba väga hea näitaja. Nüüd selle auto hinnaga on selline lugu, et kui sa ostad sellises varustuses selle auto täiesti uuena, siis see maksab umbes 107 000 eurot. Aga EUest müüb kergelt kasutatud autosid ja see natukene sõitnud alla 10 000 kilomeetri sõitnud kõikide lisadega auto maksab vaid 70 000 eurot ehk siis oluliselt soodsam. Ja EUest hoolitseb selle eest, et sellel autol oleks hooldused ja kõik muud sellised asjad. Seega hästi mugavaks on selle auto ostmine tehtud, vähemalt EUesti kaudu. Polestar 3 on ruumikas, mugav, vaikne ja turvaline pereauto, mis sõidab tunduvalt paremini ja täpsemalt, kui selle suurusest võiks eeldada. Kui ei usu, tule proovisõidule EUesti esindusse.